Sisemise perekonna tervendamine. Meie kõigi sees on naiseliku aspekti avaldumine, meheliku aspekti avaldumine ja lapseliku aspekti avaldumine. Ja need kõik esindavad meie elus teatud selliseid omadusi, mida me rakendame erinevates olukordades. Ja kui need aspektid on kuidagi saanud haavata läbi elu, siis inimene ei tunne ennast terviklikuna, õnnelikuna ja tõeliselt rahulolevana. Ta kaldub võib-olla liiga mehelikku aspekti või naiselikku aspekti või lapselikku aspekti, näiteks võttes mitte vastutust oma unistuste ja eesmärkide eest. Neid näiteid on muidugi küllaga, aga täna ma annan selles videos teile ühe väga võimsa praktika, eneseteraapia praktika, kuidas te saate tervendada ükskõik millist haava, millist läbielamist, valukohta. Ma nimetan seda harjutust peegliharjutuseks, eneseteraapiaks peegli ees. Ükskõik millist praktikat või sisetööd sa ka ei teeks, tegelikult pead sa ju alati jõudma iseendasse tagasi, võtma ennast vastu sellisena, nagu sa oled, vaatama endale otsa, olema enda vastu aus. Ja peegli ees seda sa just teha saadki. See harjutus näeb välja niimoodi. Istud peegli ette, vaatad endale silma ja hakkad rääkima. Kui sa võtad ka endale kõrvale raamatu enesekasutusjuhend, siis seal on ka sellised head küsimused, mida endalt küsida. Sul võib tulla üles igasuguseid tundeid, sa võid seal hakata nutma, sa võid tunda haletsust, issa, mis ma endaga teinud olen ja nii edasi, võivad mingid mälestused meelde tulla. Hästi oluline on see, et sa oled seal endaga ehe, et sa räägid kõva häälega välja, mitte ainult mõtetes, sest muidu juhib aju sind jälle vanadesse programmidesse tagasi. Seal peegli ees kõva häälega rääkides sa lahustad kõiki neid sisemisi sasipuntraid, lahustad neid mustreid, neid tundeid, mis sinust välja tulevad ja mis kõige erilisem, sul tulevad seal sellised taipamised, lahendused, vastused, milleni sa muidu mitte kunagi ei jõuaks. See on väga-väga võimas praktika, mis aitab tuua välja sinu seest need sisemised aarded, anded, oskused, taipamised, mis ootavad avastamist. Ma soovitan seda praktikat teha võimalikult tihti, esialgu lausa mitu korda nädalas, et taastada ühendus iseendaga, mis on juba aastaid võib-olla olnud puudu. Ja alguses vajab natukene harjumist, et kaoks ära see ebamugavus seal peegli ees. Ja seejärel tee seda praktikat siis, kui on sinu elus mingisugune mure, mingi väljakutse. Ära helista kõigepealt sõbrannale, mine kõigepealt peegli ette ja lahenda see iseendaga ära. Ja uskuge mind, väga kiiresti lahenevad need väljakutsed. Ma toon siia lõppu kohe näite. Võib-olla sul on mõnel päeval hirm homse päeva ees ja sa tahaksid seda tunnet enda sees lahustada. Istu sinna peegli ette, vaata endale silma ja hakkagi rääkima. Ma tunnen, homme on see sündmus, ma kardan seda, küsi endalt, mida sa täpsemalt kardad ja kujuta siis näiteks ette, et sinu poeg või sinu tütar tuleb täpselt selle sama murega sinu juurde. Mida sa talle ütleksid? Ütle täpselt seda sama endale. Kõike seda niimoodi lahti rääkides, välja rääkides, sa võid isegi mingit suvalist juttu seal peegli ees rääkida, aga sa näed, sa ei saa endale valetada. Ja midagi hakkab lahustama sinu sees, midagi vabaneb ja see hirm kaob ära, kusjuures ka ärevuse vastu aitab peegliharjutus väga-väga hästi.